Tere siis veel kord kõigile, kes nüüd selleks hetkeks liitunud on Randemiga, webinariga. Sihtotsing täna meil teemaks. Mina Keiu Kiisler olen toimetanud värbamismaastikul juba päris kaua, 10 aastat kindlasti. Ja täna valisime Randemiga siis teemaks sihtotsing. Just seetõttu, et tegelikult tänases muutuvas töömaailmas see on üks oluline meetod, mida kasutada. Täna räägime siis sihtotsingust natukene detailsemalt, ei hakka väga detailideni lahti seletama sisu, aga proovin teile anda mõned nipid, nõksud, praktikad ja üldse sellist võib-olla poolt, et kuidas nende töötajate leidmine siis läbi sihtotsingu on ja kuidas sellega õnnestuda. Aga nagu ma enne ütlesin, et lähme korra käime tehnilised teemad ka läbi, enne kui alustame webinariga. Zoom keskkonnas panin kinni siis teie mikrofonid ja videod, et palun vabandust. Olen täna ise laivis teie jaoks ja tegelikult meil on ka plaanis paar arutelu, küsimus pollide näol, et siis pollidele saate vastata. Ja üks tähelepanek on, et vaadake ja veenduge, et teil oleks sisse lülitatud chati jaoks, kui te tahate midagi küsida või mingit infot jagada, peegeldada, see funktsioon, kus kõik näevad teie arutelu. Et vaadake see rahulikult üle. Tänastest teemadest, nagu ma rääkisin, sihtotsing fookuses ja me tahaksimegi natukene rääkida, mis tööturul täna üldse on kuulda sihtotsingu maastikul ja räägime natukene ka statistikat, kes mind teab, siis numbrid on alati teema HR-is, nii et tulevad paar sellist mõttekohta numbriliselt ka sihtotsingu teemast sisse. Räägin sihtotsingu ABC-st, kuidas üldse siis seda sobivat töötajat leida. Ei lähe süvitsi mõndadesse teemadesse, olen teile võtnud siis sourcing'u ploki, siis sellise esmase kontakti ploki ja sidumise ploki, et need käime siin webinari jooksul läbi. Ja lõpus liitub minuga Randemi värbamiskonsultant Minna-Maria, et siis rääkida juba paarist trendist, mida jälle taas turul oleme kohanud, rakendanud ja mõned mõtted sellise värbamiskonsultandi vaatenurga alt ka. Usun, et sa oled Randemiga tuttav, kui sa oled jõudnud täna siia webinarile, aga igaks juhuks mainin värbamise tööandjaturundusagentuur, toimetame värbamismaastikul, tööandja mainekujundusmaastikul, sisekommi maastikul, nii et võib-olla kui veel värbamise poole pealt rääkida, siis kindlasti suur sihtrühm, juhid, spetsialistid, kes meie erinevate uuringute taustal on kajastunud ja kelle pinnalt on täna ka hea seda webinari vedada. Kuulge, aga super, siis hüppame teemasse sisse ja kui on vahepeal kellelgi küsimusi, siis julgelt kirjutage chatti, jälgin siin silmanurgas seda ka ja võib-olla, kui mina ei vasta koheselt, on ka siin grupp inimesi, kes aktiivselt kindlasti kaasa löövad ka aruteludes. Sihtotsingu selline, et ma ei defineeri tegelikult sihtotsingut ütleme võib-olla klassikaliselt ja siis mõtlesin, et tahaks teile natukene erinevaid nurkasi selle sihtotsingu puhul tuua. Hästi palju turul kuhtan seda, et sihtotsing on keeruline, raske, ei taha ikka nagu väga teha, kontaktivõtud, ebamugav, nii ja naa. No tegelikult tänane tööturg minu arust see on üks meetod või viis, mida tänasel tööturul hästi edukalt kasutada. No tänane tööturg üldse on küsimus, milline see siis on täna, et see on niimoodi segi löödud siin tervisekriisist tulenevalt. Et arvatakse tihtilugu, et järjekord on uksedega, miks ma seda sihtotsingut üldse tegema pean. Aga tegelikult, kui HR inimestega, personalispetsialistidega, konsultantidega, organisatsiooni juhtidega rääkida, siis pigem juhtide ja spetsialistide sihtrühma puhul tegelikult ollakse ikkagi nõus sellega, et see sihtrühm on passiivne, ta on mugav, ta ootab personaalsust ja neile meeldib tegelikult, kui nende poole otse pöördutakse, sest kui me mõtleme üldse tööturu kontekstis ja sellises tänases maailmas, siis sellist online'i, veebiinfot, seda on nii tohutult meie ümber ja me muutume hästi mugavaks ja võib-olla selle infovoo sees teinekord kaotame ära need tööpakkumised, mis on näiteks kuskil portaalides või kellegi karjäärilehel. Inimesed, kes on passiivsed ja tegelikult ei otsi tööd ja nende jaoks on ülimalt mugavalt, kui keegi tuleb ja ütleb, et kuule, sina, ma ei tea, Mati, Kati, kes sa oled, et mul on sinu jaoks täpselt selline töökoht, mida sinu kompetentsidele vastab.
Ja võib-olla kui lihtsalt paralleeli tuua nagu tava sellisest kommertsikust maailmast, et kui te mõtlete enda tarbijakäitumise peale näiteks, siis ma ei tea, tahan osta hüppenööri, löön veebis sisse Google'isse selle, vaatan, spordipoodides, veebides erinevad valikud, praegu ära ei osta. Ja siis mis teil teeb tark Google, ütleb, et sa otsisid selle sõnaga nüüd mingit eset, toodet, ja ta hakkab teile viskama ilmselt mingil hetkel reklaame selle kohta. Emotsiooni ost, klikite peale, vaatate, sobiliku hinnaga, ostan ära. Kus see paralleel sihtotsinguga on see tegelikult, et kui te mõtlete mugavuse peale ja nende passiivsete kandidaatide peale, siis nad ei otsi tööd. Neile täpselt samamoodi, kui keegi pöördub nende poole, siis nad võivad klikkida või siis tegelikult kontakti luua teiega, öelda, et väga vahva, tore, tutvustasid ja loodetavasti teevad selle emotsiooni ostu ja ostavad teie sihtotsingu pakkumise tegelikult enda jaoks ära. Aga kui me võtame sihtotsingu kui sellise meetodi lähemalt, siis mina nimetangi seda tegelikult värbamismaastikul selliseks lähenemise kunstiks kandidaatidele. See on kõik vaatenurga küsimus, et kas on selline ebameeldiv tegevus, mida teha, või siis pigem vaadata selle nurga alt, et see on tegelikult hästi oluline nii kandidaatide suunal, värbajate suunal kui ka ettevõtte suunal. Räägin need samad 3 teemat kohe lahti ka, mida ma mõtlen selle all. Et kui võtta lähenemise kunst kui sihtotsing, siis tegelikult see seisneb ju andekale inimesel töövõimaluse pakkumises. Töö tutvustamises, sa pöördud kellegi poole, et öelda, et kuule, sinu kompetentsid on väga tugevad selles valdkonnas. Ma müün sulle tegelikult seda ideed mitmekesisemast tulevikust meie kui tööandja juures. Ma tõstan tegelikult selle inimese sellist teadlikkust võimaluste osas. Nii et minu arust tööotsijatele see selline personaalne pöördumine, töövõimaluste pakkumine on üks vaatenurk, kuidas sihtotsingule läheneda. Teine vaatenurk on tegelikult natukene sellisest inimpsühholoogiast välja töötatud on see, et te näete siin märksõna egoism. See egoism on tegelikult nii, et inimene on natuurilt egoistlik. Et kui väga me endale peeglisse vaatame, tahame öelda, et me ei ole egoistid, siis üllatus, me ikka tegelikult ju töötame kellegi juures selle jaoks, et tegelikult saada ise enda jaoks mingit sisu sellest tööst ja tegelikult, et ise areneda läbi selle töö, mida me teeme. Järelikult minu arust see psühholoogiliselt on ikkagi natukene egoistlik, aga see annab hästi hea võimaluse sihtotsingu jaoks, sest tegelikult te pakutegi seda võimalust kaaluda neid erinevaid töid, ameteid ja neid hüvesi, mida teie kui organisatsioon ka pakute. Tihti arvatakse, et headhunting või siis sihtotsing, sellel on suur seos palgaga ja sellise üleostmisega. Ma otseselt vastu ei vaidle, loomulikult palk motiveerib, kuid inimesed ikkagi rõhutan, töötavad sellisest soovist areneda ja sisukat tööd teha tööandja juures, nii et see võib-olla psühholoogiline vaatenurk ka siia juurde. Värbajate nüüd vaatenurgast on see võimalus jahti pidada. Et jahti pidada selles või kalastada või kuidas kellelegi see sõna seadmine meeldib paremini. Mida ma selle all silmas pean on see, et tegelikult värbajatel ei ole kunagi varem olnud nii sellist pingelist ja mõnusat aega, kus kedagi headhuntida. See on hästi põhjalik otsinguprotsess, kus sa raamist välja pead vaatama. Nii et värbaja vaates tegelikult minu arust on see koht, kus kui sa alustad, siis sealt on ainult võimalust minna paremaks. Nii nagu jahipidamisel, nii nagu kalastamisel, et kui te mõtlete paralleeli tavaelu peale, et lähen viskan õnge suvalises kohas vette, ilmselt kohe ei näkka. Võib-olla siis on algaõnn, kui kohe näkkab. Aga kui ma tean, et mul on õige lant, mul on õige koht, kuhu minna kalastama ja võib-olla tänapäeval on paatidel igasugused toredad need GPS ja mingisugused andurid, mis näitavad, et näed, kalaparv on täpselt seal kohas. Sõidan parvega sinna või selle kvaadiga sinna, viskan õige landi sisse, õiges kohas ja tegelikult näkkab. Et see enam ei ole algaõnn, vaid see on see, et läbi teekonna selles sihtotsingus me oleme saanud väga heaks jahipidajaks või väga heaks kalameheks või kalanaiseks. Et siis mida rohkem te teete, mida rohkem te neid selle nagu töö sees olete, neid erinevaid vaatenurki vaatate, siis tegelikult seda paremaks te ju ka saate. Nii et värbaja mõttes ka väga minu arust vahva ja mõnus selline aeg sihtotsingu tegemiseks.
Ja tööandja vaates need 2 viimast mõtet on see, et tegelikult turult ikkagi sihtotsingu raames sa saad endale parimad tegijad, kellel on oskused, teadmised, kogemused, mis vastavad sinu ametikoha nõuetele. Ja sihtotsing toob ju valikusse täpselt need kandidaadid, kes soovivad kes sobivad siis ametikohale parimal võimalikul määral. Ja tõenäosus, et nad lahkuvad, on väiksem just nagu kui vaadata töö sisulise poole pealt, sest see match peaks olema üpris hea, et sina kuvad välja, mis on need kogemused, oskused, teadmised, mida vaja on, sa leiad selle õige inimese ja see tõenäosus, et ta jääb sulle ettevõttesse, on suurem. Ja proaktiivsus võib olla selle tööandja maine puhul, et meil kandidaadid on päris palju tagasisidestanud seda, et väga positiivne on, kui organisatsioon teeb ise tööpakkumise, see näitab natukene ka tööandja mainet ja tema nagu maine selline kuvand on positiivne just nagu läbi proaktiivsuse võtme. Et paljud kandidaadid on seda positiivselt tagasisidestanud. Vot sellised lähtekohad mõelge enda jaoks, kuidas tahate sihtotsingut kui meetodit läbi mõelda ja siit ma usun, et leidsite mõned uued vaatenurgad enda jaoks ka. Nagu ma rääkisin, natukene ka numbritest, et minu puhul see ju tavapärane on, et toome väikest viisi sellist numbrilist poolt ka sisse teemasse. Ja kui me eelnevalt rääkisime sellisest kandidaadid ootavad mugavust ja personaalsust, siis tegelikult 73% tööotsijatest kandidaatidest ütleb, et kandideerimine on nende jaoks kõige stressirohkem hetk nende elus. No loodame, et ülejäänud on siis, ma ei kujuta ette, võib-olla abielu või midagi sellist, jah-sõna ütlemine. Et ühesõnaga tegelikult see kandideerimine on ärev elusündmus ja see, kui meie nende poole pöördume, võtame maha pinged läbi sihtotsingu, siis tegelikult see teeb nende jaoks sellist värbamisprotsessi mugavamaks, personaalsemaks, nii et miks mitte meie kui värbajad saame elu vähem stressirohkemaks teha. Ja kui veel nüüd rääkida passiivsetest kandidaatidest juurde, et kui see on selline stressirohke sündmus elus, siis ja me rääkisime enne passiivsetest kandidaatidest, et nad on sellised, et peab päris palju tööd ja vaeva nägema, et neid üldse saada endaga paati, siis hoolimata nendest nende passiivsusest tegelikult nad soovivad kuulda potentsiaalselt tööandjalt, et mis neile siis pakkuda on. Ja kui me räägime passiivsetest kandidaatidest, siis nende puhul on tehtud uuring, et kui värvata passiivseid kandidaate ja nad ära close ida oma ettevõtte jaoks, siis tegelikult sama kompetentside match, millest ma enne rääkisin, annab ettevõttele hea, öeldakse, et 20% kuskil passiivsed kandidaadid tõstavad ettevõtte tulusust, sest nendelt sellise sihtotsingu käigus neil on juba selline eeldus, et nad võetakse tööle mingisuguste lõikude või mingisuguse töö peale ja neil on tegelikult selline väike surve taga kuklas, et neilt oodatakse ju ka tulemusi, et kui nad on ka sihtotsitud, välja otsitud, nii et see tegelikult tingib teisipidi ärimudelis selle, et 20% circa on nad kasumlikud ettevõtted või niisuguse ärivaates nagu kasumlikud ja toovad rohkem siis panust ettevõttesse juurde. 2030 aastaks ütleb üks tore uuring, et tegelikult keskmine töötsikkel inimesel 4 aasta asemel kukub sinna 2 aasta peale, nii et töökohtade arv selleks ajaks, kui me oleme jõudnud 38. eluaastani, peaks olema 12. Ehk mis näitab seda täpselt jälle ka, et inimesed on lühemat aega ettevõtete juures ja neile tegelikult meeldib see, et neile tehakse pakkumusi ja nad haaravad ka nendest pakkumustest ilmselt kinni, et inimesed on liikuvamad lihtsalt turul. Ja mul on siin paar sotsiaalmeedia argumenti ka juurde toodud. Miks? Sest et nagu ma ütlesin ka enne, et infovoog on hästi intensiivne tänasel päeval meie sellises olemise ruumis ja paralleel kuldkalamäluga on hästi tihti toodud, et kuldkalamälu on 9 sekundit ja see on 2 sekundit rohkem tegelikult kui näiteks veebilehe külastajad. Ehk siis meie kui värbajate selline sihtotsingu üks tuluke, mis peab põlema, on see, et me peame esmakontaktil päris kiiresti inimese tähelepanu saama, sest tema keskendumisvõime kaob umbes 8 sekundis. Räägime hiljem ka natukene sellest, kuidas seda esmakontakti saada, kuidas kirjadega, et lihtsalt pidage seda meeles. See kiirus on oluline, sest et tegelikult see infotulv on ilmselt üpris suur, et seda tähelepanu peab siis suutma kiiresti äratada.
Otsekontakt on vahetum, jääb meelde ja kui sotsiaalmeediat mõelda, siis tegelikult sotsiaalmeedia puhul ütlevad värbajad, et nad ikkagi hästi kvaliteetne värbamisvõrgustik on loomulikult otsekontaktid ja soovitused. Aga soovituste järel tegelikult 56% värbajatest leiab, et parim talentide otsimise kanal on ikkagi sotsiaalmeedia ja oma võrgustik. Ja nüüd vaadake sotsiaalmeedia kasutust, et teile võib-olla HR inimestena tundub see üllatuslik, et tavainimene 6-17 minutit ainult kasutab LinkedIni. No meie värbajatena ilmselt kujutan ette, et päevas ei saa ka selle ajaga hakkama, aga Facebooki kasutatakse sellest tund ja 15 minutit päevas. Facebook on loomulikult natuke familiaarsem ja selline sõprade keskkond, aga siiski, et kui nüüd jälle tagasi tulla selle kuldkala mälu peale, siis vaadake, kui vähe aega inimene veedab tavainimene selles keskkonnas. Ilmselt üha pikemaks aeg küll kujuneb sinna aja jooksul, aga selle 8 või sellise kuldkala mälu reegli järgi me peame selle lühikese ajaperioodil, mis ta üldse LinkedInis näiteks viibib, suutma köita tema tähelepanu ja selle atraktiivsuse. Nii et see pool ka võib-olla lihtsalt info killuna juurde. Ja parim aeg postituseks. LinkedInis praegu guugeldasin seda infot, erinevad statistikad jooksevad välja, kui te hakkate mingisugust postitusi tegema keskkondades, siis guugeldage, kasutage abimaterjale, abivõimalusi, vaadake, millal on parim aeg tegelikult postitamiseks. See ka kõigub ja muutub ajas, aga praegu hetkel oli välja toodud, et kolmapäev 9-10 ja kell 12 parim ajastus, kus saate välja näiteks kirju või üldse postitada ka võib-olla mingisugust sotsiaalmeedia poolt aktiivsemalt. Aga Facebookis parim aeg postitamiseks ja kontakti loomiseks tegelikult kolmapäeval kella 1 paiku ja reedel kella 11 paiku. Et need on need ajad, kus see response rate ehk siis vastamise rate on kõrgem. Nii et sellised numbrilised pooled teile ka veel enne selle ABC avamist. Lubasin siis sihtotsingu puhul rääkida 3 sellisest ABC-st. Et üks on see küsimus, et kuidas me leiame ikkagi neid kandidaate. Siin on vastus tegelikult, et läbi sourcingu. See on ainuõige asi, millega tegelikult leida kontakte, et tulevikus saada siis potentsiaalse töötajaga töösuhe. Kuidas üldse pöörduda on minu arust teine küsimus, see B, mida tihtilugu minult küsitakse, et kardetakse seda esimest pöördumist. Räägime kontaktivõtust ja võib-olla üks oluline teema on selline, et otsin kontakti valmis, nüüd olen ka kontakti võtnud reaalselt inimesega, kuidas teda siis engage'ida või siduda, et kuidas mõjutada neid inimesi liituma. Et selle teema ka tõstatame, aga vähem olulisem, ma olen siin küll ABC-na ära märkinud sourcing, kontaktivõtte sidumine, aga eeltöö, et üldse sihtotsingut teha, on väga tugev märksõna samuti, sest passiivsete kandidaatide puhul peate teadma eeltööna, kus kanalites nad on, missugune on nende persona, kus nad liiguvad, mida nad teevad, mis on must have ja nice to have sellised kompetentsid, et mida me päriselt vajame ja mis on sellised, millel me võime natukene silma kinni pigistada. Ja otsingu märksõnade juurde tulen kohe ka seal sourcingu puhul tagasi. Nii et võtame ette sourcingu ja sourcingu puhul hästi tihti näen seda sihtotsingus, et kasutatakse ainult, jäädakse kinni ühtsetesse andmebaasidesse, mida ollakse kasutanud. Tavaliselt on need oma talendipank ja tööportaalide siis andmebaasid, mis on ka väga hea andmebaas, aga lihtsalt võimalusi on ju täna palju. Et kui te otsite üles andmebaasidena erinevad tööandjad, tekitate või külastate kutsekoja erinevaid liste, ülikoolide liste, erinevad projektid, mis ma projektide all mõtlen? No näiteks hea näide ehitusest. Valla näiteks lehekülgedel on teinekord projektid, mida teostatakse ja seal all on näiteks kontaktid, et kes on projektijuht olnud, on see siis VK poole pealt, võib-olla insenerid. Tegelikult sa jõuad päris heade detailideni, sa pead jõudma see andmebaasi puhul nimeni, et võib-olla ühest andmebaasist ma saan näiteks selle inimese nime, teisest andmebaasist ma saan tema e-maili või siis, kui ma juba nime kätte saan, lähen LinkedIni ja tegelikult kasutan seda andmebaasina. Nii et andmebaaside puhul tavaliselt on see kitsendus, et sa saad ainult määrata mõnikord kas nime või kutse või ameti, aga kasuta erinevaid andmebaase segi läbi, et lihtsalt need detaile kokku koguda enda jaoks.
Ja võib-olla see märksõnade lahter, mis ma siia toonud olen, on see, et kui andmebaasid natukene kitsendavad ja piiravad, siis tegelikult tasuks teha endale sihtotsingul näiteks selline, mina nimetan seda võtmesõnade ämblikuks või võtmesõnade kaardiks, et sul on positsiooni nimi keskel ja siis sa hakkad mõtlema, et missugused märksõnad tegelikult sellele positsioonile haakuvad. On need mingisugused spetsiifilised oskused, teadmised, on need mingisugused spetsiifilised tarkvarad, mida ta peab kasutama, et kõik need on need ämbliku jalad, mis hakkavad sinna tekkima. Märksõnade puhul ka just mõelda läbi seda, et kas on mingisugused sõnad, mida annab näiteks kirjavigadega kogemata kirjutada. Et miks ma seda kirjavigade poolt sisse toon, sest teinekord, kui me otsingut teeme, inimestel ikka lähevad mõned tähed sassi ja sa päris suure hulga võid kaotada, kui sa ei katseta seda sassis või valede tähtedega, vigadega sõna. Et täitsa julgelt, avatult tehke seda, proovige. Ja erinevates keeltes ka, et eesti, inglise, vene keel samamoodi proovige sinna ämblikusse sisse joonistada märksõna. Ja kus neid märksõnu kasutada, Google, LinkedIn, Facebook, kõik see pool ka. Üks asi veel jäi märkimata, tähetundlikkus, et mõned keskkonnad siis arvestavad seda, et kas ma kirjutan suure tähega või väikse tähega selle sõna. Et seda võite ka katsetada erinevatel juhtudel. Oluline on see, et need märksõnad ämblik oleks teil olemas ja teinekord on hea seda ämblikku vaadata kas oma tiimiga või juhiga koostöös, et saate lihtsalt rohkem märksõnu, mille abil endale siis erinevaid kontakte hakata välja selekteerima ja otsima. Et selline väike soovitus võib-olla siit meie poolt. X-ray search ja Boolean search on tegelikult, ma ei tea, osad teavad, osad ei tea, see on meetod, mida kasutatakse tegelikult veebisaitidelt otsinguks, see on väga asjakohane, tulemused on väga täpsed ja tegelikult see loogika pärineb arvutikoodist, et kui te vaatate and, or, not käsud, on tegelikult elementaarne selline baas arvutikood, mida kasutada. Et kui ma tahan otsida või siis näiteks and or not ja siis on näiteks ka jutumärgid. Et kui ma tahan otsida Keiu Kiisler kuskilt andmebaasist, siis ma panen ta jutumärkide vahele ja ta otsib mul kogu selle ploki välja. Kui ma tahan ainult otsida Keiu nimelisi inimesi, siis ma panen ainult jutumärk või siis ma saangi kirjutada ainult ühe sõna, et Keiu näiteks sinna. Et and or not on lihtsalt need käsklused, mis kas kaasavad seda kahte erinevat otsingut, sõna või paari või siis välistavad näiteks notiga, et sellist asja soovitan ka võib-olla kasutada rohkem, sest minu arust hästi tihti öeldakse seda, et IT-maailmas seal neid kasutatakse. Olgem ausad, need toimivad väga hästi teiste valdkondade puhul ka. Siin on ka üks keskkond toodud, mida saate klikkida, GitHub samamoodi, et neid on tegelikult, kui lööte Google'isse sisse, väga hea suur list, kus teha X-ray search või Boolean searchi. X-ray ütleb hästi lihtsalt teile ära, et mis see on. Et X-ray searchiga on see hea omadus, et ta ongi nagu röntgen reaalselt, mille põhimõte on see, et ta läheb läbi kõigest. Ehk siis, kui teil on ka näiteks erinevates Google'is näiteks võib olla see, et on mingi fail lisatud hoopis, siis ta otsib tegelikult selle faili sees ka teile erinevaid neid märksõnu, mida te kasutate. Et põhimõtteliselt annab sulle võimaluse otsida kõike, et kontakte, resümeesi, portfoolioid, kraade, kõike, nii et julgustan. Ma arvan, et selleks X-ray'st ja Booleanist võiks rääkida ka eraldiseisvalt, kellel huvi võib kirjutada, joonistada selle kohta veel, et aga lihtsalt tänase raami mõttes annan teile selle julguse, et kasutada. Et ärge arvake, et need on mingid võõrad sõnad, mida ei peaks üldse uurima lähemalt. Võtke see aeg, uurige, teile sihtotsingu tulemused on kindlasti paremad. Ja ühe asjana toon veel juurde sourcing'u puhul, mida ise oleme kasutanud ja mida ma julgustan ka kasutama, et erinevad Chrome extensionid või laiendused on tegelikult ja neid laiendusi tuleb aegade jooksul kogu aeg uusi peale. Paar tükki tõin siin välja, et Contact Out on näiteks üks selline Chrome'i extension. Mis see siis teeb? See lihtsustab värbamist. Näiteks Contact Out'iga on see, et LinkedInis teinekord sul on inimese nimi, aga sul ei ole e-maili. Ei ole e-maili võimalik kuskilt kätte saada. Contact Out aitab sul tegelikult teinekord leida inimese e-maili aadressi. Et see on selline tööriist, kuhu lööd inimese nime sisse ja teinekord ta annab sulle vaste, et milline siis on inimese isiklik või mõnikord ka tööalane e-maili aadress näiteks. Et seda Contact Out'i täitsa soovitan kasutada.
Ei toimi muidugi kõigi puhul, aga suur tõenäosus, et saate lihtsa vaevaga ja kiiresti lihtsalt selle inimese kontakti kätte. Crystal Nose on selline vahva tööriist, et ma ei tea, võib-olla osad on kasutanud, võib-olla mitte, et kasutage tasuta versiooni, proovige. Ta on tegelikult lihtsustab kontaktivõttu. See näitab ära inimese profiili põhjal. LinkedInis on võimalik kasutada seda extensionit, näitab ära inimese profiili põhjal siis, et millist tüüpi iseloomuga see inimene on ja annab sulle juhised, kuidas temaga kontakti võtta. Et kui mõni inimene on hästi selline detaili inimene, organiseeritud projektijuht, siis võib-olla ta ei salli sellist pikka juttu, müügijuttu, ta tahab konkreetset detaile ja see hämmastav tööriist annab teile selle siis sisendi ette. Või kui on selline väga outgoing inimene või selline hästi müügile orienteeritud inimene, siis ehk tema tahabki just sellist rohkem vestlust, rohkem nüansse, et pikemat kontakti ja seda ka samamoodi Crystal Nose teile siis sellise hindina või väikse märkmena ette annab. Nii et kasutage neid. Loomulikult LinkedIn Recruiter Lite, kes ei kasuta, et see on järgmine samm, et tehke kindlasti see endale ja Grammarly lihtsalt kui inglisekeelselt on vaja ühendust võtta, siis aitab teil häid kirju koostada. Nii et neid soovitan samuti kasutada. Aga sourcing'u poole pealt võib-olla jah, nii palju, et sourcing'ul kindlasti hästi oluline ka see, et kui te andmeid kogute, säilitate neid kuskile, et teil oleks süsteemne, siis meie puhul kindlasti toimib tarkvara siin taga. Et see on tohutult hea, et erinevatest andmebaasidest erinevat infot kokku koguda ja säilitada ühes heas kohas, siis see on küll meie töösse väga palju aega juurde toonud, me kasutame tarkvara. Ise kasutame Recruit läbi tarkvara, et kes kellel mis on, et aga soovitan siiralt, et mõelge selle peale, hoiab aega kokku teil ja saate süsteemse ülevaate oma kandidaatidest, et pärast ka edasi tegutseda nendega. Aga lähmegi siit kontaktivõtu peale, et kui sourcing on tehtud, meil on inimestest andmed kokku kogutud, meil on tekitatud longlist näiteks, et kes võiksid olla need potentsiaalsed kandidaadid, kellega me siis ühendust võtame, siis kontaktivõtt on järgmine asi, et mis see kontaktivõtt on? Kontaktivõtt on see, et tähendab seda, et me kuskilt esmainfot hakkame jagama nendele inimestele. Ja võib-olla LinkedInis on hea alati kontakti võtta või siis emaili teel ka. Et LinkedInis on erinevad viisid, kuidas kontakti võtta, et kas connectite inimesega, saadate sõnumi, invitationi või in-maili. Ja võib-olla üks märguanne siin on, et kui te connectite inimesega, et näete uus inimene teie profiilile vastav, tahaks teda oma siis võrgustikku lisada, siis kirjutage ka, et miks te lisate selle inimese võrgustikku. Et tegelikult LinkedInis on kenasti olemas selline lahter, kuhu saate lühidalt teksti kirjutada. Miks te lisate, kuidas te saate teda aidata või kus te kohtusite näiteks, kui te lisate mingisugusel ürituse raames, kohtute, pange kohe inimene endale gruppi kunagi või sinna network'i kunagi ei tea, kuna võib vaja minna. Et kirjutage ja põhjendage, et see on võib-olla üks hea soovitus. Ja siin puhul LinkedIni osas tahaks öelda, et tähemärkide arv on hästi oluline. Et 50 kuni 125 sõna võiks olla see esimene sõnum, mida te inimesele kirjutate. Mäletate, see selline lühike kulkala mäluteema oli see üks asi ja võib-olla esimeses kontaktivõtus sõnumis võiks olla selline 1 kuni 3 näiteks küsimust ja pealkiri peab olema ka tabav. Arutasime siin, et mis tabavad pealkirjad on ja näiteks kandidaate rohkem paneb pöörduma see, kui pealkirjas on minu nimi, et see on see personaalsuse teema. Mõnele mõjuks raha või mingi hüve, mida te kohe talle pealkirjas annate. Et siin enda Davidi puhul oli küll kampaania, aga tegelikult see, et kui sa ütled, et aastas 60 000 ja 6 kuud puhkust, pani klikkima küll. Nii et võib-olla sellised pealkirjad ka nippidena läbi mõelda. Ja võib-olla üks märge lihtsalt juurde LinkedIni puhul, et seal samamoodi erinevad grupid ju, et millega saate liituda. Samas grupis olevatele inimestele saab otse kirjutada, et siis te ei pea kulutama oma in-maile, mis on tavaline siis suhtlusviis tasulise või tasuta paketi puhul, aga need on piiratud arv ju. Nii et ühesõnaga sealt liituge erinevate gruppidega, huvigruppidega, keda te tegelikult otsite. Ma arvan, et sealt saate samuti häid kontakte lihtsalt otse kirjutades. E-mailiga on see, et proovige esialgu leida isiklik e-mail. Samamoodi lööd Google'isse sisse
jutumärkides eesnimi, perenimi, sõnana email või Gmail ja vaadake, kas tuleb, ei tule. Siis teine soovitus on see, et katsetage. Ma arvan, et kui te kirjutate minule isiklikult keiu.kiisler@eesti.ee, kiri jõuab väga kenasti minuni ja kohale. Et see on jälle üks viis, miks mitte katsetada selle meiliga ka. No Eestis on neid topeltnimesi ka, et võib-olla tõuakse näiteks, et ma ei tea, Madis Tamm näiteks nimi võib-olla või Tõnis Tamm või niisugused hästi tüüpilised nimed, et kui neile eesti.ee peale kirjutada, et siis võib juhtuda, et on vale inimene, aga ma kujutan ette, et kui on sellised rohkem unikaalsemad nimed, siis küll te kätte saate selle eesti.ee lahenduse kaudu ka. Sotsiaalmeediast otsige siis Chrome rakendusi kasutades, Google Out sai välja toodud ja teinekord saate ka testida, et mail-testerid on olemas, kas selline email üldse olemas on. Et üldiselt eeldamine on selline kõikide ämbrite ema, nagu öeldakse, aga teinekord võib ka eeldada, et sihtotsing ongi selline raamist välja mõtlemine. Et sa eeldad, et minu Gmaili aadress võiks olla näiteks keiu.kiisler või keiukiisler@gmail.com, nii et siis lihtsalt kontrollige, testige nendes siis keskkondades ka. Et mõnikord need uuenevad, pannakse midagi kinni, aga et Google annab jälle head vastused, et kus on need testkeskkonnad, kus siis vaadata üle, kas selline emaili aadress võiks olla olemas. Nii et sellised mõtted kontaktivõtu puhul. Kontaktivõtu puhul on see esimene kontakt hästi oluline, hästi see esimene kiri, et mis me sõin välja tõoma tavaliselt on see, et kindlasti personaalne, personaliseerige see, sest et me teame, mis juhtub masskirjadega. Üldjoontes me vaatame, et keegi kirjutas ja sinna ta jääb. Et nii nagu välja tõin nimi või mingisugune fakt või mingisugune hüve, et kui te saate selle pealkirja kirjutada, siis ma usun, et see võiks olla kõitev atraktiivne ja juba kirjas ka sees kirjutage nimeliselt või kasutage nimeliselt sellist pöördumist. Ja siin on vaja ka eeltööd teha, kui te hakkate esimest kirja kirjutama. Vaadake üle inimese profiil. Rõhuge ühistele tutvustele, sarnastele joontele. Et näiteks, et vaatasin, et oled samuti saarlane, tore saarlasega kirja alustada, kirjutada, et vaadake lihtsalt üle, mis on sellised väiksed tiped, võib-olla on mingi konverents, kus te olete ühiselt osalenud, võib-olla mõnisugune huvialane, ma ei tea, lähen Ironmanile, tore näha, et sina ka osalemas, erinevaid asju, et mõelge laiemalt avatult, aga see eeltöö on oluline ja selliseid ühiseid tutvusi samuti võib ju rõhutada, et vaatan, et oled tutvunud meie, ma ei tea, kas siis meie ettevõttest või kuskilt organisatsioonist tuttav selle sama inimesega ja siis sealt juba edasi kirja tegelikult kerida. Nii et kasutage selliseid võimalusi. Kandidaadi vaatenurgast ka, et kirjuta et mäletate, see egoism on nüüd see, et kui sina kirjutad, siis kirjuta, miks on see põhjus, miks see inimene peaks olema huvitatud sellest kontaktist, et sina temaga kontakti võtad ja kandidaadi vaatenurgast lähtuvalt kirjutada, et me tahaksime ja me pakuksime pigem sina saad, sulle pakume, et võib-olla selline sina vorm on see, mis mõjub natukene sügavamalt inimestele. Ja mina alati toon juurde ka selle eristamise efekti, et jah, me tahaks teha copy-paste ja kirjutada täpselt samasugused kirjad kõikidele, aga unustage ära, see on minevik. Peame inimeste sellele personaalsusele rõhuma ja mingi asi ju eristab seda inimest, keda tahate enda juurde tööle saada, kes potentsiaalne kandidaat teie jaoks võiks olla. Tooge see üks asi välja. Kas see on tööalane kompetents, kas see on mingi koolitus, mida ta läbinud on, kas see on mingisugune tarkvara, mida ta oskab kasutada, kas see on mingisugune projekt, mida ta on teinud, et leidke see üks eristamise efekt, sest see on jälle inimpsühholoogia, mis toimib. Et see on see, et minu vastu tunti huvi, mind kiideti või mind märgati, et see on see, mis kindlasti inimesi huvitab ja paneb teie kontaktivõttu siis lahkemalt vastu võtma. Ja niisugused väikesed võib-olla nüansid juurde, et kui te näete profiilis eeltöös, et mis siis võiks või kuidas kirjastiilina võiks kirjutada, et kui Crystal Nose see Chrome laiendus ei aita teid, et siis vaadake sarnaseid väljendusi, mida inimene tegelikult ise siis on oma profiilis kasutanud, et see on see samastumise efekt ja see võib tunduda tuttav, kõik, mis on tuttav, on usaldusväärne, nii et võib-olla sellised sarnased väljendid teinekord profiilist kaasa võtta ei ole ka halb idee. Aga mitte siis nii, et kirjutate kõik sarnaste väljenditega, siis inimene vaatab ilmselt, et
äkki te helitate teda või niisuguse imelikuma pilgu. Et ühesõnaga mõistlikkuse piirides, tunne huvi, ole inimlik ja jaga seda kogu infot väheste tähemärkidega esimesel kontaktivõtul. Paar hoiatavat asja ka või niisugust mõttemalisi kaas, et ära pommita. Kui inimene sulle 24 tunni jooksul ei vasta, siis saadan uue kirja, 12 tunni jooksul saadan uue kirja, et ma arvan, et ise ka ei tahaks sellise ohvriks langeda. Nii et võib-olla see on jah, et teinekord me peame suutma talitseda enda seda soovi, seda jahipidamise soovi, nagu enne sai välja toodud. Ja kui keegi soovitas seda kandidaati, maini see kindlasti ära, et see on jälle usalduse element kindlasti sees. Ja response rate on hommikutel kõrgem, hilisõhtustel kirjadel ka, et automatiseeri teinekord, et kui sa teed selle personaalse kirja valmis, sul on ehk tarkvara, mida sa saad kasutada nii, et õigel ajal saata siis kiri välja, et siis tarkvarad kindlasti selles osas tublisti jälle aitavad, et personaliseerida ja tõsta seda vastamise tõenäosust, avamise tõenäosust. Ja tracking on oluline, miks ma selle olen hüüumärgiga pannud, sellepärast, et päris palju inimesi ka meil reageerib korduskontaktide peale. Ehk siis võtan nimist ette 70 inimest, olen neile kirjutanud, üritanud kontakti saada, mõned inimesed juba on minuga teel selle sihtotsingu raames ja siis on mõned, kes ongi tõeliselt passiivsed, siis teinekord tegelikult see korduskontakt on äärmiselt oluline. Kui sa trackid ja näed, et okei, nädal aega pole võib-olla vastanud, võib-olla isegi vähem aega, ütleks, ja siis katsu teha korduskontakt. Kas said ikka kirja kätte? Mõtlesime sinu peale nii ja naa, et kindlasti jälgi, kellega sa oled ühendust võtnud ja mis ajateljel oleks jälle optimaalne, et võtta uuesti ühendust, sest teinekord on puhkused, eemal, tööalaselt kiire, vaatan korra, liigun üle, et see korduskontakt on tegelikult toonud päris häid tulemusi, nii et tracki oma neid kontakte samuti. Väga hea. Ja siis on selle kontaktivõtul võib-olla veel sellised teised paled, et kirjutan, teen kõik nii, nagu mõtlen läbi, eeltöö tehtud, sarnased väljendid, tracking ka. Ja siis ikkagi inimene ütleb, et tegelikult ei ole huvitatud. Uuri kindlasti loobumise põhjuseid, sest et ära võta seda eid kui sellist jäika vastust. Et teinekord võib-olla nendest põhjustest tulenevalt saad endale juba sellise järgmise kontakti jaoks, saad maandada neid näiteks loobumise põhjuseid. Et see on hea sisendinfo sulle, ma arvan, värbajana või HR inimesena, personaliinimesena. Küsi soovitusi, keegi ütleb, et tänud, tõesti täna ei soovi, siis ole julge, küsi. Kas on mõni tutvusringkonnas keegi, kes võiks olla huvitatud? Vaatan sinu valdkonnas, oled väga näiteks hea eestkõneleja. Kas oskad kedagi teist soovitada? Et selliseid soovitusi tuleb päris lihtsasti, et ei ole inimesed küüned enda poole ainult, et selles mõttes tore on näha, et turult tuleb neid kontakte. Ja loomulikult kontaktid, kes te olete loonud, hoidke enda jaoks alles, püsige suhtes, nagu öeldakse, et see ei ole selline ainu Eesti tööturg nii väike, et ma arvan, et neid kontakte võib veel tulla, võib-olla soovitustagi pinnalt. Ja üks asi, mida tahaks lisada, et isegi kui inimene ei ole huvitatud ja nüüd see hüvasti jäetud kiri on selline asi, et kui ta ei ole huvitatud selles võtmes, et te olete trackinud, te olete korduskontakti teinud, aga see inimene tõesti ei vasta, siis minust väga armas asi on mitmekordselt tulutul kontaktil teha hüvasti jäetud kiri. Kõlab niimoodi väga romantiliselt minu arust, aga tegelikult on see, et see hüvasti jäetud kiri tähendab seda, et tore oli sinuga kontakti võtta, võib-olla hetkel ei olnud sobilik aeg, kui sul tekib mingisuguseid teisasi mõtteid ja saadan oma kontaktid näiteks. Et selline mõnus, soe kiri selliseks kontakti lõpetamiseks ka. Ja tavalised asjad ikka, et kui see nüüd protsess sihtotsingul on läinud käima, te olete suhtluses nende inimestega, siis kindlasti hoidke neid kursis toimuva. Isegi siis, kui te ei tea, võib-olla juht ei ole veel otsustanud või on mitmeid häid kandidaate, teavitage neid, hoidke aeg-ajalt nendega suhet, rääkige nendega, et see kontaktivõtt võiks olla ikkagi, kui protsess on pikem, mitmekordne. Ärge unustage tagasisidet anda, teinekord juhtub see, et ikkagi tagasisidet ei tule. Kandidaadid on väga positiivselt meelestatud, kui te kirjutate neile, et nad ka ei osutunud valituks, mis siis, et see oli ka sihtotsing. Teinekord ongi see, et väga tore oli sinuga kohtuda, jätame kontakti järgmiseks korraks, põhjendan ära ja ma arvan, et see on igati ilus closing sinna lõppu, et kui te annate tagasisidet.
võite ka küsida enda kohta ju värbamiskogemuse kohta tagasisidet, saate ka parandada oma protseduure. Nii et ja kui te olete tegelikult selle ühe sihtotsingu ära close inud, lõpetanud ära, olete inimese jõudnud, siis suhtle aeg-ajalt ka nende kandidaatidega, kes sul on seal longlistis olnud. No näiteks tarkvaras ka, mida me ise kasutame, on ka täpselt Recruit-läbis on hästi mugav see, et sa saad oma kontaktidega teatud tööriistu kasutades aeg-ajalt siis suhelda. Kuidas läheb, mis teinud, kas tööalaselt mingisuguseid mõtteid tekkinud, kõik see info haldamiseks lisatavad tagid või talendipank, kõik see on ühes kohas, nii et hästi mugav. Digitaliseerimine, märksõna, oma aja kokkuhoid ja kandidaatide väga hea kogemus samamoodi siit kaudu. Jõuame viimase teemani. Ja see on sidumine. Ja mis ma sidumise, eestikeelne võib-olla natukene kummaline sõna, et engagement kandidaatide puhul ka, just sihtotsingu puhul, tahtsin tuua teile mõned closing'u tehnikad, sest et ega see sidumine muud ole kui müügist üle võetud tegelikult selline termin. Lihtsalt sihtotsingu müük on natuke teistsugune, tundlikum, inimestega on tegemist, töökohtadega on tegemist, siis closing'u puhul on see, et ma paar varianti tõin teile siia, et millist closing'ut üldse kasutada tehnikana. No näiteks AB closing. Te olete nüüd jõudnud longlisti teha, kontakti võtta, olete suhtluses olnud ja nüüd olete inimesega sinnamaani jõudnud, et räägite ja kohtumiseks tahate aega kokku leppida. Suurepärane, aga kuidas sulle sobib? Kas neljapäeval kell 12 või eelistad sa reedel kell 9? AB, üks variant või teine variant. Ma ei anna võimalust valida ei variandi vahel, vaid ma ütlen üks või teine. Ta ütleb, et okei, nendest kumbki ei sobinud, lähme järgmiste AB variantide juurde või lähme näiteks selle juurde, et hoopis küsin kokkuvõtva vestluse lõpuks. Olen rääkinud ära siis, mida meie pakume, miks me sinust oleme huvitatud ja lõpetada oma kokkuvõtva sellise vestluse kiire küsimusega. See ja see, kuidas tundub? Et see closing on ka hea või et võid ka kahte sukest closing ut kombineerida, näiteks eelduslik closing, et saatsin sulle ette materjali, ilmselt oled jõudnud sellega tutvuda, põgusalt võiksime sellest rääkida, kuidas tundub. Eelduslik closing on see, et me eeldame, et me oleme tegelikult talle materjali saatnud, võib-olla ta ei ole seda absoluutselt vaadanud, võib-olla me talle kirjutanud, ta ei ole seda kirja vaadanud, aga me saame kuskilt telefoninumbri, helistame ja siis me eeldame, et tegelikult ta teab seda materjali, me oleme enesekindlad, lähme sellega peale ja põhimõtteliselt kasutame, kuidas tundub closingut ja võib-olla lõuame lõpuks ka sinna, et AB closing, kas neljapäeval kell 12 või reedel kell 9. Nii et kasutage kombineerides ka neid closingu tehnikaid. Skaala closing, et seda on ka hea vahelduseks kasutada. Miks? See on see, et me küsime, rääkides inimesega positsioonist, et kui ma ütlen sulle skaalal 1–10, kui huvitatud sa tegelikult võiksid olla sellest positsioonist? Ja ta ütleb, et ei teagi, et sinu jutu põhjal see on võib-olla 7–8, eestlase tüüpiline vastus on seal kuskil natukene nagu üle keskmise, aga natukene ikkagi maksimaalsest allpool, siis sealt saate te ka küsida, et aga mis teeks sellest 10 sellest pakkumisest. Ja sealt saate välja mingid põhjused välja, mida ise maandada siis oma selle pakkumuse poolega vastu. Empaatiline closing, et seda ma arvan on ka hea kasutada, et see on selline mõistev inimsuhtel põhinev closing. Ehk inimene, kelle te helistate, on kuskil mingisuguses keskkonnas, ta võib-olla tunnete natukene, et on eemal olev, niimoodi ei taha võib-olla kohe kõigele vastata, siis te saategi öelda, et võib-olla ta ütlebki teile konkreetselt, et ma ei saa praegu otsustada. Empaatia ütleb seda, arusaadav, see on oluline otsus näiteks kas või sinu jaoks või et ma lepin hea meelega kokku uue aja, et millal saame avatumalt, paremini, detailsemalt sellest rääkida. See on selline empaatiline, et sa vastad talle selle samaga, et ma saan aru, sul on praegu ebamugav või praegu pole õige hetk või see ongi raske otsus. Ja siis sa võid ka kasutada seda, et kuidas sulle tundub, kas sobib see või see kellaaeg või näiteks helistamiseks. Just praegu hea aeg, see on tüüpiline see, et kui päriselt ka näiteks mõned ettevõtted ehitavad kas mingid tiime üles või mingid vahvad lahedad projektid on toimumas, siis on see, et tegelikult sa räägidki, et see tiim hakkab praegu tegelema selle ja selle projektiga. Meil on just hetkel käsil sellised muudatused, just praegu on hea aeg selleks. Kuidas tundub, kas liitub meiega? Kas oled valmis liituma meiega? Nii et võib-olla see on ka üks, mida kasutada. Ja juhiga kohtumise closing, see on see, et oleme nüüd erinevatest detailidest rääkinud, võiksid kohtuda ka meie juhiga. Kuidas tundub? Kuidas tundub, juba mul nagu selliseks hästi loomupäraseks, ma rohkem ei kasuta, ma luban. Aga et see on jah selleks, et võib-olla on niisugune hea
üleminek, et anda veel rohkem sisukamat infot, ülevaadet selle töö kohta, projekti kohta, et see on ka üks juhiga kohtumise closing'u pool. Aga võib-olla paar mõtet veel siia selle sidumise lõppu on see, ära anna kohe kõiki argumente välja. Et me tahame hirmsasti rääkida teinekord, üle külvata inimese infoga, talle jää kõik nagunii meelde, esiteks. Ja teiseks, kui sa kõik oma head kaardid välja laod, siis teiseks kohtumiseks või kolmandaks kõneks ei olegi sul tegelikult mingisuguseid häid argumente. Et võib-olla teinekord tasub natuke jätta ka kaaluma inimene ja siis tulla mingi hea argumendiga veel näiteks järgmisel kontaktil, korduskontaktil välja. Ja ära karda ei vastus, sest et tegelikult ei vastus on lihtsalt hetkereaktsioon. See ei pruugi olla puhas tõde, mida kandidaat sulle räägib. Võib-olla ta tahab natuke rohkem aega, tahab süveneda, tahab mingit materjale saada. Nii et ei ole, ma arvan, ma usuks, et 80% ei ole see kivisse raiutud. Nii et on loomulikult neid, kes teavad, tahavad, on oma otsustes hästi kindlad. Kuigi ma arvan, et meil on ka õnnestunud piike murda selle koha pealt, nii et see ei ole tegelikult puhas tõde alati. Inimesed on erinevad, mõnel on reaktsioonikiirus lihtsalt kiire, ütleb kohe sulle ei mingil juhul. Teine pikema mõtlemise peale ütleb ei. Kui sa ei katseta, siis sa ei saagi teada. Et selles mõttes soovitan küll, et kui te sihtotsingut teete, võtke võimalikult suur list endale, ärge hakake kohe raamima inimesi erinevatesse kastidesse, sest suurem list sul või on nendest kandidaatidest või sellest valikulauast, keda siis omale kandidaadiks saada, siis seda rohkem on sul ju tõenäosus, et sa sealt sees saad endale need inimesed, kellega lõpuks kasutada neid samu sidumisvõtteid, closing'u tehnikaid. Ja ühe asjana võib-olla siia lõppu, enne kui ma Minna-Maria endaga kutsun väikesele arutelule, on see ka, et mida kandidaat tahab ka kuulda, kui te neid closing'u tehnikaid kasutate. Enne võib-olla seda closing'u kasutamist on see, et kindlasti jälle see egoismi pool, töötasu pool, kindlasti mingitest vahemikest võiks rääkida, mingisuguseid alternatiive pakkuda, mõista selliseid kõhklusi inimeste puhul, et siis ongi see kõhklus tekib erinevad argumendid erinevate kihtidena, püüa saada jätkukontakt, et kindlasti email, kõne, kohtumine ja inimese jaoks on hästi oluline, et sul oleks ikkagi see eeltöö tehtud. Tutvu kandidaadiga, sa tead oma argumente, sa tead tööalaseid saavutusi, väljakutseid, kompetentse, huvisi, mis sellel inimesel on. Inimene tahab, et sa oleksid personaalselt temaga seotud tegelikult ja sa teed ju talle seda pakkumist, et tema on ainult sinu jaoks üks osapool tema vaatenurgast. Ole enesekindel. Ma usun, et kui sa mõtled seda lähenemist nii, nagu me alustasime esimese slaidiga enda jaoks läbi, siis tegelikult see enesekindlus on sinus olemas ja edu, jõudu ja jaksu nende kontaktide source imisel, loomisel ja siis ka kandidaatide sidumisel. Ärge ära minge, me ei ole lõpetanud. Ma tahaks teid tegelikult aruteludesse saada sellist vastust küsimusele, mis teie jaoks üldse sihtotsingu puhul on kõige keerulisem moment. Et kui te mulle vastate, siis oleks tore näha siin, et mis on see keeruline asi tegelikult või koht selle sihtotsingu puhul. Et kirjutage nii, et kõik näeksid chati ja siis on hea ülevaade sellest, et mille osas me võib-olla ise suudaksime ka rohkem teile materjali kas saata või anda, et siis saame hea ülevaate sellest. Et kas sinu jaoks on keeruline kontaktivõtt, kas sinu jaoks on keeruline sihtotsingu puhul, ma ei tea, see üldse leida see kontakt või see closing teha, üldse kedagi nõusse saada, et kirjuta siia chati avatult ja siis oleme kohe Minna-Mariaga ka eetris. Kõige keerulisem tundub, et saada esimesele kontaktile mingi vastus. Tasub siis trackida, uuesti korduskontakte kindlasti teha, mõelda läbi see sisu selle enda puhul ka. Kõige keerulisem esimene kontakt. Et kui inimene juba hõivatud, kuidas üldse leida sobivaid kandidaate, seal on see märksõnade ja kindlasti profiili pool eeltöö, et see ka. Väga hea, tuleb veel siin. Isikliku kontakti leidmine ja siis tuleks kindlasti võrgustikku suurendada, et see võrgustiku teema on hästi oluline, et kontakte luua. Väga hea. Okei, tuleb siin erinevaid vastuseid, kirjutage julgelt, senikaua kutsun endaga siia liituma Minna-Maria. Ma panen slaidid kinni, et te näeksite meid natukene suuremas pildis, et siis on toredam siin vaadata üksteisele otsa niipidi ka. Nii. Väga hea. Tervist, Minna-Maria. Ja tere kõigile ka minu poolt.
Mina Mariaga tegelikult toimetanud koos päris erinevatel aegadel, erinevates organisatsioonides pikalt. Sina oled kui pikalt nüüd värbamismaastikul toimetanud? Läheb juba nii kõrgeks see aeg, et ei taha nagu välja öelda, et 12 aastat, 13 aastat. Ei, nii palju päris mitte, et alates 2012. 2012, 8 aastat. Sinul on pikem staaž. Minul on pikem staaž juba selle personali valdkonna ja maastiku peal. Okei, aga mina Mariaga selline mõte, et tahaks talle peegeldada paari trendi, mis turul on, et mul on talle ette valmistatud küsimused ja sina igapäevaselt värbamisega hands-on oled, nii et võib-olla esimese asjana üldse küsikski seda, et kui sa värbajana toimetad, et me täna siin rääkisime LinkedIni tegelikult kasutamisest päris palju, et ilmselt sinu jaoks on see niisugune ainuke tööriist, või mitte ainuke väga-väga hea tööriist, et mida nagu täna sihtotsingu puhul kasutada, siis kuidas sa LinkedIni puhul näed, et see on hästi oluline tegelikult see isikubrändi teema on ju värbaja puhul, et milline näiteks sellises LinkedIni keskkonnas peaksid inimesed või värbajad nägema välja värbajana? Et mis ta tegema peaks seal LinkedIni keskkonnas või mis on oluline üldse seal LinkedIni keskkonnas? No samamoodi, et siin tuli vastuseid, et keeruline on kontakte saada, et tegelikult see värbaja isikubränd hästi palju aitab ka selle kontakti loomele kaasa. Mis on sinu sellised nipid, nõksud, võib-olla tähelepanekud, mida sa oled näinud? No ma arvan, et selline isikubränd või siis enesturundamine on üldse hästi oluline, et sa tõid enne ka välja seda võrgustiku teemat, et ma arvan, et see aitab meil leida, luua kontakte lihtsamini, et parimad talendid siis enda juurde siis et see just, et siis nende erinevate inimestega nagu neid kontaktivõttu teha, liita neid oma võrgustikku, otsida neid erinevatest gruppidest. Käin ühel samal üritusel, panen kontaktiks, kirjutan väikese sõnumi sinna juurde personaalse ka. Ja värbaja profiili mõttes ka, et sinu profiili vaadata, siis seal on igati kontaktid ja asjad juures, sul on väga hea profiil, nii et minge guugeldage või vaadake LinkedInist Minna profiili, et minu arust nagu see on ka vist üks. Võite julgelt mind kindlasti kontaktiks lisada, aga ma arvan, et ma ise tegelikult igapäevaselt teadlikult siis kasvatan enda võrgustikku, et lisan selliseid huvitavaid profiile tuleviku mõttes kontaktiks, et kellest mul võib hiljem värbamisel tegelikult väga hea kontakt saada. Aga kui nüüd sellisest kandidaadi vaatest rääkida, et siis ma arvan, et profiil tasub hästi selline selge, lihtne hoida, samas piisavalt informatiivne, et oleks tööandja kohta infot, et oleks sinu kohta infot, kontaktandmed, et äkki potentsiaalsed kandidaadid tahavad ka ise ühendust võtta. Kindlasti. Sul on telefon ka lisatud, et ei ole siis tulnud selliseid imelikke kõnesi võib-olla või et mõni kardab, et telefoni numbrit võib-olla välja avalikult panna? Ei ole ja mul on töötelefon selle, et siis võib-olla siis professionaalsem selles mõttes. Minul on isiklik, mul ei ole ka tulnud selliseid imelikke kontakte, nii et julgustan, pange telefon välja, võib-olla ikkagi nagu see loob ka usalduse. Ja ma arvan kindlasti lisatud pilt teeb ka sellise isikupärasemaks, pöördumise kindlasti personaalsemaks. Ja nende kontakti osas võib-olla veel see, et ma olen ise näinud, et kui on ühiseid tuttavaid selle sihtotsitud inimesega, et nad on rohkem tegelikult aldis vastama minu kontaktile. Aga ma arvan, sellest profiilist võib-olla väga nagu pikalt ei räägi, et tegelikult kellel on huvi siis selliseid soovitusi ja nippe saada, et siis minu hea kolleegi Karina käe alt valmis hiljuti hästi selline kasulik videoõpetus, et ma hea meelega jagan seda. Ja, me paneme teile siis selle ka kaasa, kui me saadame salvestuse sellest webinarist ka. Okei, siis mul on selline küsimus, et väga popp teema viimasel ajal on tegelikult selline peidetud, varjatud sihtotsing. Ehk see tähendab seda, et siis ei avalikustatagi, et tegelikult tööportaalides ei ole ju väljas neid pakkumisi on ju kõiki. Et oskad sa sellest natuke rohkem rääkida? Selline varjatud või siis, ma ei tea, konfidentsiaalne sihtotsing siis tähendabki seda, et me ei kommunikeeri siis kandidaadile firmat, kuhu me siis töötajat otsime. Vahel on see siis täiesti nii, et alles täiesti lõppvoorus tuleb see välja, et kui oled juba selle tööandja esindajaga laua taga, et ma ise teen neile nalja, et see on nagu selline pime kohting, et see võtab alati pingeid maha, aga mis on need põhjused, miks selle siis nii-öelda kasuks miks kliendid on otsustanud või siis kellele nagu üldse soovitada, et eks inimesi ikka asendatakse, aga mulle tundub, et täna on tööturul selline olukord ja suuresti just selle tervisekriisiga seotud, et meeskonnad vaadatakse hästi kriitiliselt üle
ikka tuleb välja, et on siis inimesi organisatsiooni juures, kes lihtsalt ei toimi, võib-olla ei ole uue olukorraga kohanenud, ei panusta piisavalt. Ei ole seda sünergiat, on ju, et siis vahetatakse välja. Teisalt on kogemus võib-olla sellega, et kui on ettevõttel mingid uued sellised strateegilised plaanid, eesmärgid, siis neid ei soovita enne kommunikeerida, kui on siis juba teatud inimene, kes neid hakkab näiteks eest vedama või on välismaa ettevõte, kes tuleb samamoodi siis Eestisse, soovib enne tiimi paika saada, kui siis juba siis seda kommunikeerida. Uued loodud positsioonid ja võib-olla ka vabalt see, et on tegemist hästi hea maine ja tuntud ettevõttega, aga teatud rolli puhul ei taheta siis et esmalt kõnetaks võib-olla see tööandja, vaid pigem siis selline töösisu, vastutus, ülesanded, et pigem nagu see. Tihtilugu kardetaksegi, et see nagu peidetud sihtotsing on nagu, et halva mainega ettevõtete puhul, aga ma olen ka näinud seda, et tegelikult pigem vastupidi, et inimesed tahavad või tööandjad või ettevõtte juhid tahavadki hoida selle varjatuna ja siis tuleb ilusa hea üllatusena lõpus ja tegelikult ongi suur mainekas ettevõtte ja lihtsalt tõesti, nagu sa ütlesid, töö sisu pärast hoitakse salajasena, et mis brändi see ettevõte siis kannab. Okei. Kogemus selles suhtes on nagu minu meelest positiivne, et sellised juhid, tippspetsialistid, need on pigem nagu põnevil ja valmis hästi avatult kuulama, millega nagu tegu, et ei ole üldse nagu... Et kandidaatide suunalt sellist täiesti tõrgest suhtumist pigem ei ole? Pigem ei ole. Okei. No vaatan, meil on veel siin kenasti natukene aega, 3 minutit, jõuan ühe küsimuse veel küsida ja siis ka lähme arutelu ringi. Tegelikult ma tahtsin küsida seda, et ma natukene ennist rääkisin tarkvarast, et kuidas tegelikult see on meie puhul hoidnud päris palju aega kokku värbaja töös. Et ise kasutame Recruit-Labi tarkvara ja mõtlesingi, et küsin sinu käest ka, et sa oled nüüd töötanud ilma tarkvarata ja siis sa oled nüüd töötanud tarkvaraga, et kuidas sa näed sihtotsingu puhul või üleüldiselt värbamises, et see tarkvara funktsioon, et digitaliseerimine on väga kuum teema tegelikult erinevates valdkondades ka, et värbamise puhul. Missugused erisused on või kus sa ütled, kus need võidud on tulnud väikesed, et kas kasutada või mitte kasutada? Et ma vaagin täna, et kas nagu võtta kasutusele või mitte kasutusele, puhtalt värbaja kogemusest. Okei. No ma arvan, et põhiline võit ongi nagu selline ajaline. Ja see, et... Kas ajaline sinu või kandidaadi vaatest on ka alati küsimus? No rohkem minu vaatest võib-olla, aga võib-olla ka kandidaadil tegelikult ka, et ma ei tea, kui ma toon näiteks, et saab kalendris neid intervjuusid kokku leppida, et on väga online booking süsteem näiteks, et miks mitte, et see kindlasti võidab ka kandidaadi aega. Aga ma arvan, et kui nüüd sihtotsingust rääkida, et siis põhiliselt see, et see erinevatest kohtadest kaardistatud kontaktid ehk see long list on mul kõik ühes kohas, kõik on süsteemne, ma näen seda ülevaadet, statistikat, keegi ei jää tagasisidest saamata, et see suhtlus on kõik ühes kohas, et ma arvan, et see on nagu selline põhiline. Kandidaadi kogemuse pool ikka tuleb siit ka mängu, et nagu sa ütlesid, et tagasiside kõik see pool ja siis värbaja poolt see mugavus hallata, selge ülevaade, et kui sul ka nüüd see telefoninumber LinkedInis on ja keegi, kellega sa oled ühendust võtnud helistab, et siis sa tead, mis projekti on, kus kohas, mis kommentaarid, mis räägid küljes. Okei. Väga vahva, aga minuga, et minu 3 küsimust Minna-Mariale need olid ja tahaksin öeldagi seda, et ametlikult selline webinari pool hakkab vaikselt läbi saama. Võib-olla tegelikult tahtsin teilt küsida seda, et kuna me ise toimetame Recruit-Labiga hästi tihedas koostöös ja oleme sellest tarkvara poolest nüüd natukene rääkinud ka, siis postitan ühe väikese polli. Vaadake taustal, mõelge, kui te tunnete huvi tarkvara vastu, tööriistade vastu, mis seal on, siis me hea meelega tegelikult jagaksime rohkem infot teile. Nagu te näete, siis Minna-Maria tõi ka välja need head kasud ja andke teada, kellel huvi, nendega võtame siis ühendust hiljem, et rääkida juba detailsemalt tegelikult sellest, et mismoodi ja kuidas saaks tarkvara teil aidata siis seda ka sihtotsingu protsessi, aga miks mitte ka võib-olla tavalist värbamise lahendust nagu digitaliseerida ja automatiseerida kiiremalt siis juba tulemusteni jõuda, sest alati on ju värbamisega, mida alati, aga tegelikult enamus ajast öeldakse ikka, et juba eile oli vaja, aga õnneks on hakanud neid ka tekkima, kellel on juba see, et mõtled juba ette. Okei, aga jätan selle siia vaikselt niimoodi vastamiseks teile ja minu selline palve või soov teile on, et võtke seda sihtotsingut
vaatan korra näo ette jääb täpselt see poll, et ma natukene, et ma paneksin ta kinni, sest et niisugune minutike on läinud, et teeme veel viimased vastused 5 sekundi jooksul. Ja kui te tahate teada vastuseid, siis on enamus inimesi ikkagi mõtleb, et võib-olla tahaks rohkem teada või et jah, tahaks teada, et ei, vastuseid on üpris vähe, võib-olla kellelgi juba on kasutusel ka, et selles mõttes on tore näha, et Eestis ka kiiresti areneb see turg. Okei, lõpetan polli ära ja tegelikult selle lõpu puhul tahaksin sihtotsingu puhul öelda seda, et hästi palju, nagu ma alguses mainisin, kohtab sellist jäika suhtumist, et sihtotsing pole mulle päris keeruline, ei taha teha, hakake kuskilt pihta. Sest et kui me kuskilt kunagi alustasime, siis mina ütleks ausalt, et ega mina ka sihtotsingust nii palju ei teadnud. Ma arvan, et esimesed kõned olid kindlasti sellised natukene kokutavad. Aga täna ma arvan, et ma kasutan ise hästi aktiivselt neid closing'u tehnikaid erinevates kõnedes, kontaktides, et minu soovitus on küll, võtke uuesti need materjalid ette, käige läbi, muutke oma strateegiat ja suhelge kandidaatidega, olge inimlikud. Ma usun, et sihtotsing tegelikult ei ole keeruline ja siinkohal tahakski võib-olla joone alla tõmmata, minna, kas sul on veel lõpetuseks midagi öelda sihtotsingu vaates, julgustamaks meie toredaid osalejaid? Ma arvan samamoodi, nagu sa ütlesid, et tuleb lihtsalt peale hakata, et see julge pealehakkamine pool võitu. Eat the frog first, nagu öeldakse, kui hommikul hakkate sihtotsingu tegema, ärge lükake seda sinna nimistu kuskile lõppu, vaid hakake pihta ja hakake toimetama. Kuulge, super, aitäh teile, kes te meiega olete siin olnud. Teile tuleb ka veebis siis järelvaadatav selline kordussalvestus. Me jääme siia veel circa 10-15 minutiks, nii et ma vaatan, et see on päris aktiivne chat käinud, pole kaugelt julgenud või ei saanud veel mahti kõiki detailideni läbi lugeda. Kui nüüd kellelgi on mingeid küsimusi meie siis sihtotsingu selle arutelu või siis ka ettekande osas, olge julged, kirjutage ja siis vastame teile niimoodi jooksvalt siit hea meelega, et kellel tekkis mingeid mõtteid, jagage ka neid siin, et loodame, et kõik näevad. Ma vaatan, kus ja mis küsimusi siis tulnud on. Keerulisusest räägite siin eelnevalt. Keegi ütleb, et laomeest kahjuks LinkedInist ei leia. Et täitsa nõus sellega. LinkedIni tekib õnneks päris palju aktiivselt päeva jooksul või neid uusi profiile juurde. Aga näiteks mäletan ühte seika, mida Minna, tegelikult sina mulle rääkisid, et sa sõitsid linnas ringi ja siis need ehitustablood on suured, et kus mis projekti ehitatakse ja seal on ka need objektijuhtide või näiteks mõned järelevalveinseneride nimed. Nii et jälle raamist välja täielik lahendus, et ei olegi LinkedIn, aga on seal see kontakt. Või hambaarstitoolis näiteks, et kui otsida hambaarsti, siis tasub alati seal toolis võib-olla rääkida ei saa, aga pärast saab kontakte vahetada, et ka sealt tegelikult tekivad need suhtlusvõrgustikud, et olge loovad, leidke neid kohti, kus need inimesed on. Facebookis on neid kindlasti. Jaa, täpselt, väga hea, et sa täiendasid Facebooki kanalit ka. Chat seal, message'id, nii et see ka aitab kindlasti. Nii, vaatame veel, mis siin tulnud on siis küsimustena. Okei. Küsitakse selliste värbaja kavaluste või nippide või nõksude kohta, et mida nagu värbajad kasutavad võib-olla selle koha pealt, et midagi veel sellist, mida me maininud ei ole või võib-olla üks asi on, et ma küll ütlesin, et tööalasele e-mailile ei tasu kirjutada, aga tegelikult see ei ole ju keelatud kontakti võtta, et võib-olla selline mitte kõige eetilisem nagu alati, see ei ole nagu esmane selline, mida ma kasutaksin, aga tööalasele e-mailile olen ka kõik kirjutanud. Mina alati kirjutan juurde, et väga vabandan, oli väga keeruline isiklikku e-maili leida, et sellepärast pöördun töömeilile, et siis minu meelest on see vastus väga selline positiivne olnud. Okay. Ja tegelikult minu arust ikkagi ma rõhuksin veel sellele võrgustikule, et ma tean, vähemalt agentuuri HR-i puhul või värbaja puhul on küll see, et sul lihtsalt on nii palju erinevaid projekte, nii palju erinevaid kontakte, sa käid erinevatel üritustel ja sealt nopid neid kokku, sa teed tegelikult ise hästi, nagu sa enne ütlesid, sa teed iga päev mingeid kontakte, isegi kui sa võib-olla ei värba tol hetkel seda inimest, seda sihtrühma, siis tegelikult sa lisad oma kontaktivõrgustikku neid uusi inimesi juurde. Sa teed seda süstemaatiliselt. See on ka kindlasti üks nipp, et süstemaatiliselt lihtsalt kasvatada oma siis seda
nii, mis me siin näeme? Vaatame veel. Kuidas leida, siin on üks küsimus. Nii, kuidas leida tasakaal e-maili LinkedIni personaliseerimisel just selles osas, et personaliseerimine ei mõjuks liiga inimeste eraellu tungivalt? Võib mõjuda eemale tõukavalt. Aitäh selle küsimuse eest, et LinkedIni ma kasutaksin ikkagi, kui inimesel on olemas LinkedIni konto, siis ma nagu ütleks, et see on selline tööalane keskkond nii või teisiti. Ta on loodud juba oma mentaliteedilt ju tööalase keskkonnana ja selles mõttes ma alustaksin pigem LinkedIni kontaktis, kui seal on inimesel tõesti olemas. Ja kui ma korduskontakte olen LinkedInis teinud ja ei vasta, siis ka e-mailile tegelikult ikkagi kirjutada või kuidas sinule tundub, mis mõtted sul tekivad selle nagu tasakaalu osas, et millist keskkonda valida või kuidas? No ma arvan, et see on see küsimus, et kui nagu personaalne see peaks olema, et ma arvan, et see on täiesti selline inimlik tunnetuse küsimus, et ma arvan, et värbajad on sellised hästi empaatilised inimesed üldjuhul, et tunnetad ära, et kui isiklikuks sa võiksid minna selles meeles. Tegelikult profiili põhjal sa saad ju väga hästi aru, et kui palju inimene ise üldse jagab näiteks infot oma profiilis, et kui tal on profiil ikkagi täis infot, siis ilmselt ta on pigem ekstravertne ja võib-olla on valmis sinuga rohkem suhtlema. Kui sa näed profiilist, et on natukene kesisem infovoog, siis võib-olla see vastuskiri või esimene kontaktkiri võiks olla ka pigem vähesemate tähemärkidega ja konkreetsem. Pigem ongi insenerid, ei taha sellist väga võib-olla ülevoolavat juttu, aga turunduskommunikatsiooni inimesed vastavad tavaliselt mulle juba ühe päevaga, ja nendele võib palju, nagu ma arvan, niimoodi personaalsemalt ja vabamalt kirjutada, et see oleneb sellest, keda sa otsid positsioonist. See inimtüüp, kes juba nagunii seal positsioonil on. Nii, vaatame veel. Kas võin teie kontakti säilitada edaspidiseks? On üldiselt siiras, kui öeldakse suuresti ka seetõttu, et kandidaat end nii-öelda paremini tunneks. Kui mina niimoodi küsin, siis ma alati mõtlen ka seda nii, et ma kõigi puhul ei küsi seda, et kas ma võin kontaktid säilitada, vaid tõesti pigem inimene, keda ma näen, et võiks tulevikus kuskil mujal sobida, et kõigi puhul ma ei kirjuta seda. Ja tegelikult see ongi see, et kui sa ka küsid, et ma säilitan, siis ongi, inimesel tekib mingi ootus ja tegelikult seetõttu näiteks me kasutamegi seda, et teatud aja teljel, nagu ma ütlesin ennist ettekandes ka, suhelge aeg-ajalt nende inimestega, kellega te olete kontakti võtnud. Näiteks, kes kuulas minu eelmist webinari kandidaadi kogemuse osas, seal ma tõin ka välja, et kandidaadid täitsa huvituvad sellest, et näiteks mingitest kandidaadi suunalistest uudiskirjadest teie organisatsiooni põhjal, et mingist infovoost, et on inimesi, kes tahavad seda kontakti säilitada ja täitsa kandidaadid ise ütlesid, et see on nende jaoks huvitav olla näiteks selle ettevõtte, kui nad tunnevad huvi selle ettevõtte vastu, miks mitte olla seal tööpakkumiste näiteks listis, et säilitage seda ja suhelge nendega, kuidas läinud on, kas oled, või näiteks LinkedInis on hästi hea võimalus, et sa ju näed, kui inimene vahetab näiteks töökohta. Et siis see on hea lihtne 5 korduskontakti teha, küsida, et kuidas läheb, mis uued väljakutsed on, et see on ka suke hea, oled sa rahul või saan sulle uusi väljakutseid pakkuda, et see pool ka. Ma mõtlesin, Liisi väga hästi vastas selle personaalse küsimuse osas ka, et LinkedInis on hea, et sa saad vaadata seda tausta eelnevat kogemust, siis rõhutagi sellele, et sa oled tegelikult tema profiiliga väga hästi tutvunud. Et siis tuua neid kogemusi välja, et ma arvan, et see on nagu piisavalt personaalne. Väga hea. Vaatame, kas meil tuleb veel mingeid küsimusi. Et siin... Aitäh küsimuste küsijatele ka, et Kaidil tuli siin hea küsimus, minu eest Andrus ütles hästi hea nagu selle personaliseerimise küsimuse. Anni tänab meid seminari eest. Ja, meie täname ka, et osalesite, väga mõnus, meil siin oli kahekesi küll hea atmosfäär, loodan, et teil kodudes töö juures, kus iganes te praegu hetkel paiknete, et oli ka siuke mõnus kuulamine. Nii et kui tahate järgi vaadata, siis saadame teile kindlasti materjali ka, tutvuge sellega, mina lubaks ka jagada, et Karina poolt siis LinkedIni selline tutorial väike, paneme selle ka juurde. Ja meie kontaktid ju ka igal pool olemas, nii et kui kellelgi vähegi küsimusi tekib ja selle tarkvara osas ka, et siis juba võtame lähemalt nende inimestega ühendust. Nii vaatame, üks me siis tuli veel, kas keegi küsis miskit? Ei, keegi ütles mulle aitäh. Aitäh sulle ka, Heleri, väga armas, et väga-väga mõnus hommik, mõnusat tarkusegu jätku teile, et olete alguses juba siin nii aktiivsed, et alustage pihta sihtotsingutega.
vaadake üle, kes juba toimetab, kas on midagi uut oma siis strateegiasse, metoodikasse lisada. Nii et mõnusat päeva teile. Aitäh, et te meiega siin olite. Ametlikult lõpetame ja siis kohtume ehk kas juba näost näkku kuskil mõnel toredal konverentsil Liisamaa tööotsingute raames klientide kandidaatidena, kõik uksed avatud ja valla. Nii et aitäh meiega siin olemast. Ja, aitäh ja lisage siis julgelt LinkedIni kontaktis. Jah, täpselt, meid ka. Kui teie ei lisa, siis meie ikka mingi hetkel lisame. Nii et võtke meid siis avatud kätega vastu. Suurepärane. Aitäh teile, mõnusat olemist!